Mina olen Hendrik Jürden ja kutsuksin ennast võib-olla siis vabakutseliseks maalikunstnikuks. Ja see on, maalimine on jah, minu selline põhitöö praegu, et küll tegelen ka muude asjadega aeg-ajalt. Ning hetkel on siis näitus staaplis nimega Ühe kilu lugu. See näitus räägib unenägudest ja sellistest veidi sürreaalsetest situatsioonidest ja kompositsioonidest. Ja unenägu siis on selle kala enda oma või siis isegi ka kunstniku enda oma, ehk siis natukene saab selle kilu ja kala vahel ka, tähendab kilu ja kunstniku vahel ka joone tõmmata. Et siis läbi piltide jutustan ühe pika unenäo lugu. Selle näituse teemaga on jah hästi huvitav lugu, et see tekkis hästi spontaanselt mul. Et midagi täiesti uut jällegi, et iga näitus kui ka iga nii-öelda maal tekib täiesti erinevat viisi, aga selle lugu on siis selline, et ühel ilusal hommikul Saaremaal vanemate juures hommikusööki süües, umbes aasta tagasi, kui ma ei eksi, oli laua peal klaasist võtsikilude purk. Ja selle kaane peal oli mustvalge kilukujutis, mis oli selline hästi robustne ja rustikaalne, pigem nagu udune isegi. Aga ta jättis mulle väga sügava mulje ja ka jättis mulle sellise tunde, et ma kindlasti pean sellega midagi ette võtma. Sest kui miski niimoodi välja jätab, siis see ei lase lahti. Ja nii ta sündiski, et lõpuks hakkasin ise unenägusid nägema, mis tuligi kusjuures mustvalged. Ja nägin sedasama staatilist kala erinevates siis situatsioonides. Ja muidugi näituse tegemise käigus tuli ka uusi selliseid ideid, mida kombineerida selle varasema kogemusega. Ja tegelikult teostamise aeg oli üpriski lühike, aga mis oli ka väga hea, sellepärast et unenäod ju kipuvad nagu meelest ära minema, kuigi ma ikkagi panen kirja kõik ja ütleme, jäädvustan enda need mõtted ja ideed. Aga ikkagi selle värske emotsiooni ja selle värske idee, värske mõtte pealt on kõige parem nagu töötada. Mustvalged enamus osas on nad jah, tegelikult just selle sama põhjusel, et ma nägin neid unenägusid mustvalgelt ja just selle sama kilukarbi pärast. Et kuidagi tundus, et see kontseptsioon võib päris huvitav olla. Et ma olen ka loomi, kalu hästi palju varaselt maalinud, aga mitte mustvalged kusjuures. Et mitte just ainult sellepärast, et midagi uut ainult proovida, ma pole seda veel teinud, aga see kontseptsioon tundus väga õige. Ja nad on jah sellised hõbedased isegi võib-olla meenutavad veidike nagu mustvalged. Et galerii seinte peal, näiteks siin staaplis, ma usun, et see sobib küll väga hästi. See oli ka selline nagu hea nagu eksperimendi koht, et just näha, et ma pole jah, tervet näitust pole nagu mustvalgena ja sellise ühtsema toonina varem galerii seina peal pannud. Ja kontseptsiooni osas jah, et mulle õudselt meeldib endale, millegipärast mõjub hästi võimsalt selline tühjus mingil määral. Et suures osas mu töödel on sellist nagu ruumi või sellist avarust ja tühjust palju. Ja siis mingisugune selline kontrastne detail, mis määrab selle pildi nime ja kogu selle vaimu. Mina maalin akrüülidega. Seda ma olen teinud suht algusest peale, et ma olen selle juurde jäänud. Mulle meeldib väga see, et mulle meeldib see, et akrüülidega annab hästi palju mängida nii värvi kuivamise aja osas kui ka võin öelda kõiges muus, et
akrüüliga ma olen ka proovinud varem, aga nii-öelda olen ikkagi akrüüliga. Et ma võingi alustada sellest laiemast süsteemist, et mul on tavaks tulnud jah, oma töödele panna nimesid nagu pigem nagu selliste nagu mõistatustena võib-olla veidi isegi. Et ütleme, tavavaatajale võib tunduda vahetevahel, et justkui nagu pilti nimi ei lähe kokku, tekitab mingeid küsimusi, tekitab segadust ja sedasama küsimust ja segadust tekitab see minus endas samamoodi, kui ma seda teostan näiteks. Ja see töötab, see on väga huvitav. Et mitte just seda, et see nimi pildiga kokku ei lähe, vaid et see loobki seda sügavust ja loob seda sügavamõttelisust. Et paneb vaataja siis nagu mõtlema. Ja ma arvan, et räägiksin võib-olla kahest tööst. Et üks on siis jah, mis jääb praegu kaardist välja aga on siis viietärniga lõpp. Et siis seal on suurel lõuendil on üks pisike kalanurgas hüplateradega ja ongi siis tema ümber avartühjus. Et see pilt sümboliseerib siis hästi sellise noobli ja steriilse restorani tühja valget taldrikut, kuhu on siis pandud üks pisike tükike gurmeed. Ja siis selle kilu unistus või unenägu seisnebki selles, et tema lõpp või tema minek on selline noobel ja 5 tärniga ja see on, kui siis sellisena. Ja siis teise tööna ma valisin selle lõksu, mis on Miki Hirega. Ja seal on siis kilu unenägu on pääseda siis lääne kultuuri ja näha American Dreami. Ja ta on kuulnud, et see on väga äge ja see on midagi siit maailmast väljas ja kõik tahavad seda. Aga ise sinna siis sisse sattudes siis avastab, et tegelikult see ei olegi nii roosiline ja nii uhke. Kindlasti on nähtud videoid ja nii-öelda situatsioone, kus Disneylandis lapsed vaatavad, et oi, Miki Hirel on pea otsast ära võetud ja tõmbab suitsu kuskil põtka taga, eks ole. Et noh, on umbes sama efekt. Et siis Miki Hiir oma konksusabaga püüab hoopis kiluõnge. Enamus ajast teen plaane ja nii-öelda vaatan ka veidi tagasi. Ja sul ka ütleme nii, et suur osa tuleb ka nagu intuitiivselt ja täitsa nagu spontaanselt ja kuidagi nüüd töö käigus, et nagu mulle nagu üllatusena, mis on väga äge, väga hea tunne. Aga ma ikkagi püüan jah, ennast nii tehniliselt kui ka siis nii-öelda kõige selle nagu kontseptuaalsuse osas kõiges nagu arendada ikkagi. Et see tuleb suures osas lihtsalt tehes. Nagu ikka, et harjutamine teeb meistriks öeldakse, et täpselt samamoodi on ka maalimisega. See pidev tegemine, õhku ei tohi väga palju vahele lasta, tuleb kasuks. Ja ise tõenäoliselt ka avastan hästi palju nagu endas selle protsessi sees, et põhimõtteliselt võib öelda, et iga aastaga nagu kohe nähtavalt niimoodi nagu arenen. Ja kus ma ennast nagu näha tahaksin, noh, eks ma arvan, et eks see elu näitab, et mul nagu otseselt mingisugust sellist latti nagu seatud ei ole. Disneylandis, jah. Aga selles mõttes ma usun, et sedasi minnes ma ikkagi nii-öelda üllatan ennast edaspidi ja jõuan võib-olla tulevikus saab rääkida mingitest sellistest lattidest juba, et kui mul on mingid suuremad eesmärgid juba, aga praegu on eesmärk teha palju näitusi, palju maalida ja lihtsalt areneda selle käigus. Noh, minu, ütleme, üks platvormidest on muidugi Facebook, kus ma promon ja postitan enda töid. Seal on kõik mu tehtud tööd, siis nii-öelda jooksvalt postitan uusi, tutvustan kõiki tulevaid näitusi ja mis kestavad siis nii-öelda.
ja näituste galeriid ei ole jah ainukesed, kus nagu nii-öelda füüsiliselt mu pildid üleval on, et on ka kohvikuid, on raamatukogusid, kultuurimajasid üle Eesti, et sinna, kus vähegi ukse vahele saab, aga mitte muidugi päris igale poole, et see peab kohe sobima minu olemusega ja kõige selle minu käekirjaga. Aga neid kohti tõenäoliselt jah, tekib päeva jooksul juurde. Aga samas ma ei taha ka liiga selliseks pudruks nagu minna, et igale poole ainult, et noh, kõigile ju meeldima ei pea, et tuleb ikka valida ka. Maalikunstnike poolest on mul Eestis jah, 2 hästi ägedat meest, kes on nagu jäänud mulle juba väga Kunstiakadeemia ajast silma. Ja need on siis Lauri Sillak ja Peeter Laurits. Et nii naljakas kui see ka pole, siis tegelikult rohkem nii-öelda sümpatiseerivad need oma isiksuse poolest, et muidugi nende tööd on suurepärased. Et see inspireerib täpselt samamoodi, aga nad on väga lihtsalt öeldes lahedad inimesed. Ja siis mul on ka tegelikult, ma olen kategoriseerinud ühe inimese enda jaoks kunstnikuks, kes tegelikult üldse ei ole seotud joonistamise, maalimisega, siuksega, et tema on lingvist ja tema nimi tuleb mul kohe meelde. Issand jumal. Valdur Mikita, just, muidugi, issand jumal. Lemmik inimene niimoodi kaob järsku meelest ära. et ta on hästi põnev ja mulle meeldib kuulata tema loenguid ja ta on enda sõnakasutuse ja enda sellise meeletu sisemise rahu poolest minu jaoks nagu täielik sihuke kunstnik, et ta on hästi palju mind inspireerinud läbi aegade ja see on jah, mina kutsun teda enda jaoks kunstnikuks. Mina arvan, et Eestis on noorte kunstnikel väga hea, selles mõttes, et võimalusi on meeletult palju tänapäeval. Ja see nagu piirangud sõltuvadki kunstnikust endast tegelikult. Et meil on alates sellest, et meil on neid pindasid, kus oma töid näidata, mitte ainult maalis, et kõik meil on muusika, meil on maalikunst, meil on installatsioonid, kõike, et võimalused on väga head. Et mina ütleks isegi, et neid piire väga pole. Välismaal mina ise, ma olen, ütleme, tegelikult ma ei ole välismaale nii-öelda pürgimise peale isegi nagu väga mõelnud, sellepärast, et Eestis on minu jaoks veel nii palju teha ja ma lihtsalt ei ole veel jõudnud. Aga on tekkinud võimalus Soome üks pisinäitus üles panna, aga see on hetkel selline plaanitasandil alles. Ja ütleme nii, et välismaale müüa kunsti, see on ka suhteliselt lihtne tegelikult, tuleb lihtsalt leida klientuuri. Ma loodan just sedasama, mis ma varasemalt mainisin, et inimestes tekitavad minu tööd ja näiteks minu tööde nimed sellist huvitavaid küsimusi ja veidi nagu nii-öelda panevad nad pikemalt seisma minu tööde juures just sellepärast, et nad panevad mõtlema. Ja samal ajal ka nagu põnevust. Et selle näituse sihuke eesmärk ongi näidata midagi teistsugust, et just selle nende kaladega, sihuke lihtne sümbol, mis on eestlaste jaoks hästi nagu kallis minu meelest. Ja ta tõmbab selle kala poolest ja samal ajal on siukest kiitsu juures, mis teeb selle huvitavamaks. Et eesmärk on lihtsalt, ei olegi nii-öelda mingit väga suurt eesmärki, et on selline üllas, et inimesed tunneksid huvi ja pikemalt peatuksid. Aitäh, Hendrik! Aitäh!